Mitte ainult inimesed ei vaja regulaarset tervisekontrolli ja võib-olla ka tervise turgutamist, samuti vajavad seda hooned. Me teeme siin ühele hoonele praegu süsti, täpsemalt öeldes me soojustame seda hoonet, kuid millega ja mis asi see täpsemalt on, kohe räägime. Süstime seinad soojaks on selle asja idee ehk peenema nimetusega seinte injekteerimine ja injekteerimine siis vahu sisestamine seina kinnisesse seinakonstruktsiooni asja mõte. Mis purvaht, mida see endast täpsemalt kujutab siis? Purvaht, tänapäevane kõige moodsam soojustusvahend, kahekomponentne materjal, 2 komponenti seadmes ühendatakse ja tekib soojustusvaht. Kas seda nüüd päris igal poole vist panna ei saa, peab ikka olema vähemalt selline 5 sentimeetrini vahe võiks olla vist, jah? Kui seda süstimist ehk siis seda injekteerimist kasutada, siis tõesti võiks olla, ütleme, et 3 on alumine, soovitatav soojustusvahe võiks olla tõesti 5 sentimeetrit, 5 ja rohkem. Aga nüüd inimene mõtleb, et kas meil üldse on seda vaja, et siis et kõigepealt enne kui nüüd nagu augud seintesse puurida, tegelikult ju saab ka kontrollida, et kus see soojuskadu on. Et te käite ju koha peal ka seda eeltööd tegemas. Tark mõte, väga tark mõte, et ikka need, kes selliselt mõtlevad ja õigeaegselt, et see on küll teema talvesse, et kui on ikkagi õues miinuskraadid, siis saab teha termograafiat ja termograafia on see vahend, millega kas hoone seest või hoone väljast on võimalik tuvastada külmalekkeid või siis väljastpoolt vaadatuna soojalekkeid. Ja kes on selle töö ja vaeva juba ära näinud, sellel on juba pilt veidikene parem, mis konstruktsiooniga ja kuidas ta soojustusseinte sees võib olla. Mismoodi see purr siis toimib? Ta läheb sinna seina vahele, seal toimub keemiline reaktsioon, siis ta täidab need kuidagi tühimikud ära. Kõigepealt teeme seina auklikuks. Puurime väikesed 10 millimeetrised avad, mille kaudu siis injekteerimine või süstimine käib. Alustatakse ikkagi konstruktsiooni alumisest osast ehk siis sellest tühimiku alumisest osast. Täidame esimesed kihid ära, vahureaktsioon toimub seal sekunditega, 4–10 sekundit või umbes selliselt on see kiht soojustust on paika läinud ja sealt liigume edasi kõrgemale ja kõrgemale, kuni kogu hoone seintes olev tühimik on täidetud. Ja tegelikult saab seda purvvahtu panna siis ju tegelikult jalga alla, et oleks põrandsoe. See on muideks veel kavalam mõte ja seda me praktiseerime nüüd see töö, mida me siin teeme. See on nüüd küll natukene ilmastikus kinni, et väga suurte lumehangedega ja miinuskraadidega on ebamugav seda tööd teha. Küll aga kõik need tööd, millele sa osundasid, neid käivad aasta ringi ja need, kellel on põrandate sees on tühimikud, siis see on parim. Seal on vähim, mida alati teha võib teha ruumide perimeetrid ehk siis seina ääret süstida täis, siis juba enam ei liigu tuul põrandate alla. Peenem ja ütleme mõistlikum peremees süstib kogu põranda aluse täis, samamoodi väike 10 millimeetrine augukene, sealt läheb vaht laiali ja saab soe ja saab ka helikindel. Saab ka helikindel, aga tegelikult jalga alt ka tasub vaadata ülesse poole, et see soe majast välja läheks, saab ka katusalused täis panna selle vahuga. Seal on juba teine tehnoloogia, seal me tavaliselt ei süsti, seal võib-olla meenutame eelmisel aastal filmitut. Peamine jällegi parim lahendus on ikkagi poluretaanvaht ja eelmise aasta kogemus ja ka filmist näidatud praktika oli 2 erinevas kihis, välimine kiht suletud pooridega, sisemine kiht heli ja konstruktsiooniga paremini kaasamängimise mõttes tehtud avatud pooridega. Kliendi rahakotile mõeldes suletud pooridega vaht on kallim, avatud pooridega vaht on soodsam, odavam, elastsem, nii et küll me lahenduse leiame. Läheme sinna rahakoti juurde tagasi. Tegelikult olete teinud ka sellised keskmised kalkulatsioonid, millega üks majaomanik, perenaine, peremees võiks arvestada? On ikka, et see, mida me siin just praegu teeme, et selle tehnoloogiaga ja Eestimaal ehitatud silikaatmajade soojustamine süstimise teel 1000–2000, et sellesse piiresse tavaliselt see jääb. Nii ja kevadised tööd, mis kohe-kohe nii kui maapind natukene juba pehmemaks läheb ja lilled veel lausa ei voha ümber maja, on mõistlik läheneda nendele töödele, mis on sokli ja vundamentide soojustamised, kuna tark peremees teeks need tööd ennem ära, kui aljastus lõplikusse vimistusse viia, ehk siis, et kaevata lahti purvaht, seal kasutame loomulikult ainult peamiselt ikkagi maapinna sees ja niisketes oludes suletud pooridega vahtu ja see on mõistlik praegu planeerida. Ja kõige mõistlikum aldrechtpurr.ee
või siis otse sulle helistada. just nimelt, rekvisiidid olemas, palun.